Sa lähed magama, sa oled minister, sa ärkad üles, sa oled minister, siis on okei, kui sa teed kohvi ka selle masinaga, mis on riik ostnud. See on su töömasin, no jätke jura, noh. On olemas üks tööliik, mis on täiesti maksuvaba, seal mitte keegi tasusta seda, hästi ebameeldiv tööliik, kodutööd. Näiteks naine lapse kasvatamise eest saab raha, aga kes ülejäänud kodutööd ära teeb, keegi ei taha teha, keegi viitsi teha ka tegelikult. Siis hakkab selline mõttemäng hakkab kodus pihta. Hakatakse kolmandas isikus hakatakse rääkima. Vihjama hakatakse, öeldakse, ma vaatan, see prügikast hakkab täis saama. Ma vaatan, et kohvimasina filtreid oleks vaja vahetada. See on see mäng, et kes esimesena märkas seda, kui ei pea tegema. Ja, aga see teine pool, no kes enamasti meesterahvas, kellele vihjatakse, ega me mehed nii lollid ka ei ole. Me saame aru küll, et see on mingi vihjemäng. Me ka ei viitsi teha tegelikult. Siis me ka mängime selle mängu, et ei saa aru. Siis hakkab seal prügiastis, hakkab selline prügienga, laotakse seda niimoodi, see prügi. Kelle esimesena torm maha kukub, see peab välja viima. Psüühikale kõige mugavam on olla ikkagi palgatööline, 8-5. Noh, saad käsu, teed töö ära, aga teatud maani teed. Nii kui kell kukub 5, rohkem ei tee. Oled näiteks kojamees, pühid tänavat, kell saab 5, rohkem pühi. Oled näiteks kirurg, õmbled haava kinni, kell saab 5, rohkem õmble. Ma tulen 16 tunni pärast tagasi, hoia näppudega kinni seda haava. Aga ministriamet on väga raske amet. Väga raske amet. Saad 24/7 minister. Saad kogu aeg saad tööl. Ja, ei ole niimoodi, et ma ei ole praegu tööl, saad kogu aeg tööl. Laste sünnipäev saad tööl. Kes sinna kohal tulevad, sinna tulevad teised ministrid erakonna kaasa, et seal aetakse tööjuttu. Seal tehakse isegi töö nalja. Keegi ütleb, tahate nalja kuulda. Täna mul kohvikus Jürgen oli nii ligi. Ministrid naeravad hästi kaua, sest nad ei tea, millal avalik huvi ära kaob. Ja see on mõistlik välja mõelda, et mis tüüpi tööd me teha tahame. No on olemas 3 liiki tööd. Sa võid olla kas ettevõtja, sa võid olla palgatööline või oled riigitööline. Ettevõtja väga tore sõna, mulle meeldib sõna. Hästi ettevõtlikud inimesed on seal sektoris. Suurettevõtted, väikeettevõtted, noh, ongi väikeettevõtted, ta ongi pisend tegelikult. Suured mehed on suured ettevõtjad. Ja siis nad teevad alati, võtavad ette, teevad ära kõik asjad ja hästi tore. Ja siis on sellest olemas kehvem variant, ärimees. Need on sellised inimesed, kes käivad ringi, ajavad mingi asju, sahkerdavad mingi kilekotina käes. Need on nagu see poissmees saate, see Kevin. Tal oli tiitel seal saates, ma vaatasin seal, ärimees. Siis mõtlesin, vau! Ta oli hästi kihvtilt riides. Tal olid lühikesed ujumispüksid ja parka. See karvas äänega jope, see oli siuke. See on põhimõtteliselt niimoodi, et kui siuke mees kõnnib akna alt mööda, sa mõtled loomulikult, ei palju väljas külma on. Et lähed vaatad nagu, mis see on, kuidas inimesed riides on. Sa vaatad, siuke mees kõnnib mööda, sa mõtled, et siin võib olla 0 kuni +20.